seal on kaks põhjust, eks ole. Inseneri kui selline amet on väga ebaatraktiivne. Sellepärast, et seal tuleb õppida väga palju matemaatikat, mida keegi ei taha õppida, või ütleme, et nad on, ütleme, et tipiandmed on see, et kui nad avavad näitena kursuse selles valdkonnas, siis see kursus hakkab pihta matemaatika järeleaitumiskursus. Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, alustame meie saadet Eestimaa maskita lood. See on meil 53. saade. Oleme nüüd seekord hoopis Raplas uues stuudios. Pärnus me seekord ei ole, võib-olla edaspidi oleme seal ka. Ma vabandan, et meil ei ole nüüd pikka aega saadet olnud, vist 2 kuud. Siin on mitmed asjaolud olnud vahepeal, mis pole just kõige õnnelikumad. Ma ei hakka neid ette lugema, need ei seostu saate teemaga. Ja meil tegelikult oli juubel vahepeal. Meil sai Eestimaa maskita lood saadet sai täis 5 aastat, sest 21. aasta jaanuaris me tegime Märjamaa raamatukogus esimese saate. Vahepeal on juubel mööda läinud, et armsad vaatajad, kuulajad, õnnitlege meid 5. aasta juubeli puhul. Alguseks muidugi ma ütleskin kõigile suur aitäh vaatamast ja kuulamast meie saadet, kes te olete seda teinud. Ja aitäh kõigile, kes te olete toetanud meie saadet, seda saab edaspidigi teha, sellest on meil abi. Aitäh just neile, kes viimast saadet toetasid. Ja kui teil on tuttavaid, kui teil on sõpru, siis kindlasti tutvustage neile meie saadet. Rääkige sellest, et on huvitav, mis oli huvitav, kuidas oli huvitav. Ka nemad kuulaksid. Sellest on ka abi, sest paljuski see saade levib niimoodi lihtsalt inimeselt inimesele. Saame kuulajaid juurde ja nemad saavad teadmisi juurde ja teie saate meie Eesti muutusele kaasa aidata, et meil siiski lõpuks midagi läheks paremaks. Seal on nupp subscribe, tellige meie saadet, kui vähegi võimalik, see on lihtsalt nupule vajutada, siis te saate teada, millal uus saade üles pannakse ja meil on ka parem teada, et meil on rohkem tellijaid, see on ka meile toetuseks, aitäh! Ja siis ma ei oskagi öelda, et rohkem sissejuhatuseks kõik. Meid on täna siin 4 inimest, selline alaline meeskond. Külaline on Einar Eiland ja Sven ja Reimi ja mina. Ja nimed tulevad alla. Mis ma just ikka ilmaaegu kordan. Aga meil on selline hea tava, et me anname külalisele kõigepealt sõna, et Einar siis elektri hind, miks meil on elektri hind nii kõrge, nagu meil on, mis meil selle elektri hinnaga üldse juhtunud, selle me peame nagu kuulajatele lahti rääkima, sest me peavad seda hinda kõike maksma, isegi mina pidin siin maksma mingi topelthinna viimane kuu ja ma ei saagi aru, mis pärast ma topelthinna maksin, kuigi nagu seda elektrit sai kulutada nagu alati tavaliselt viisil. Nii ole lahke, Einar. Tead, mina arvan selles, et selle elektri hinna taga on kõige ehtsam selline asi nagu olukorra planeerimatus. Et ma ühest otsapidi olen seotud ka sellise MTÜ-ga, kes tegeleb just selle energeetika analüüsiga ja nii edasi. Me oleme analüüsinud kõike neid tuuleenergiaid, nii päikseenergiaid kui tuumaenergeetikat ja nii edasi. Ütleme, et peamine probleem on seal see, et meil ei ole insenertehnilist kaadrit enam isegi, kes neid võrku üleval hoiaks. Meil on võrgud amortiseerunud, meil on tootmisvõimekus amortiseerunud. Näitena, eks ole, meil Haapsalu linnas, eks ole, ma ei tea, kuidas teil näitena siin Raplas või teistes linnades,
aga meil on seal pidevalt nagu probleemid sellega, et noh, alajaamad kärssavad maha, eks ole, kuigi Haapsalus on muideks see, et meil on seal veel, ütleme, et juhtmed on aetud suuremas osas isegi plastikusse, eks ole. Aga teistes regioonides ma olen kuulnud, et on olukord veel hullem. Nii et mis see tähendab? See tähendab seda, et kui on ülepinged või näitena ladvad löövad sisse või on tormid või nii edasi, siis need elektrikatkestused on meil üle Eesti nagu igapäevased. Ja kui ma Tallinna Tehnikaülikooliga neid teemasid arutasin, siis tõsi on see, et ei suudeta isegi elementaarset insenertehnilist kaadrit koolitada nendele. Olen pidanud inseneridega ka Läänemaa inseneridega nõu, et kuidas siis Läänemaa olukord on võrreldes teistega. Ta ütles, et Läänemaal on veel väga hästi, et mujal on veel hullem kui meil. Aga ütleme, et insenertehniline kaader on vananemas, see tähendab, et ei jõuta teha isegi ütleme, et projekti võimekus on niivõrd madal, et ei suudeta rahvusvahelisi projekte isegi teha. Mul oli kohtumine näitena Kadri Simsoniga sellel teemal. Kadri ütleb, et aga miks ei tule rahvusvahelise tasandi projekte selles valdkonnas? Aga miks ei tule? Tema küsib minu käest. Mina selgitan temale, et vaadake, me oleme käinud Riigikogu siis keskkonnakomisjonis, kelle alluvusse see käib. Selgus see, et meil ei ole nüüd 5 aasta jooksul ei ole ära lahendatud 3 asja. Esiteks, projektide rahastamise, kokkukirjutamise võime, nõustamistegevused, kui meil on näitena kohalik omavalitsus, siis ega seal on ju tööle võetud näitena, ütleme, et valda või linnavalitsusse ju, ütleme, et haridustase on, ütleme, et bakalaureus maksimum. Aga selleks, et Euroopa Komisjoni suurprojekte teha, on vaja sul vähemalt magistrit või doktorikraadi ja neid inimesi ei ole meil, et neid teha. Oota, ma lõpetan selle asja ära, kui tohib. Ja kolmandaks on see, et meil ei ole võimekust tegelikult rahvusvahelise tasandi tehnoloogiaid üldse Eestisse rakendada. See tähendab, et meil ei ole rahastuskanaleid ka selleks, et rahvusvaheliselt tasandilt neid tehnoloogiaid üldse Eestisse tuua. See on lühike kokkuvõte sellest asjast. Palun. Kas siis see projektide ja kirjutamine ja projektide nõustamine tooks siis elektri hinna alla Eestis või? Vaadake, minu arvamus on küll selles suhtes, et meil on väga palju vananenud tehnoloogiat. Vaata, kui on elektrivõimekust ei ole, tootmisvõimekust ei ole nii palju. Ma ütlen, põlevkivi suunas on küll olemas see, aga ka need katlad või ütleme, et kui me vaatame, mis toimub näitena uue Auverega, miks see niiviisi pliks-plaks nagu kuidas seda kord on, kord töötab, kord ei tööta. Kui me ei suuda aurukateltki, muuseas, eks ole, seal Auveres on sisuliselt põlevkivi ütleme, et taastuvenergial või ütleme, biomassil töötav aurukatel, kui me ei suuda sedagi käigus hoida. Te võite vaid oletada tagajärgedega, mis juhtub siis, kui me sama töö kvaliteediga hakkaksime Eestis ehitama näitena tuumajaama. Oi, seda ei tahaks küll ette kujutada. Aga teine küsimus sulle veel, et sa ütlesid, et ei ole insenere koolis. Mis see põhjus on, kas keegi ei taha siis enam elektriinseneriks õppida või ei suudeta neid seal enam koolitada? Seal on 2 põhjust, eks ole. Inseneri kui selline amet on väga ebaatraktiivne. Sellepärast, et seal tuleb õppida väga palju matemaatikat, mida keegi ei taha õppida või ütleme, et nad on, ütleme, et tipi andmed on see, et kui nad avavad näitena kursuse selles valdkonnas, siis see kursus hakkab pihta matemaatika järeleaitamiskursusega. Et nad üldse kvalifitseeruks selleks, et Tallinna Tehnikaülikooli sisse astuda selles valdkonnas ja saada aru, mida kõrgem matemaatika üldse endast kujutab, et nad suudaksid teha vastavaid eksameid. Ülikoolide tasandi tagasiside on see, et meil on väga suur tagasiminek
reaalainete valdkonnas ja see ei võimaldagi, ütleme, et sügavuti selliseid erialasid siis enam õpetada. Ja teine on see, et kui ka välja õpetatakse, siis ju ega neid insenere ei jaksa nendele korralikku palka maksta ja teisest otsast, eks ole, ka kohalikud omavalitsused ei jaksa neid palgata ja nad lähevad Eestist minema lihtsalt. Ja teisest otsast, nagu ma ütlesin, et ka ülikoolide, et suuremaid projekte näitena sisse tuua, mille peale neid rakendada, et nagu siis me põrkume jällegi sellele samale teemale, et puudub kõrgtasandi insenertehniline kaader, kes neid rahvusvahelisi projekte siia sisse tooks, et need noorema tasandi insenerid saaks sealt tööd ja see ongi nagu suletud ring, eks ole, et see on see sama pilt, et uss sööb oma saba. Reimi, sa soovisid? Ja, tere ka minu poolt, et nüüd me oleme kuulnud ära nagu selle, et oleme rääkinud nagu nendest nagu tagajärgedest, aga nendest tegelikult nagu sellest põhjustest nagu pole nagu üleüldse rääkinudki, siis tuleb tavaliselt mingi põhjusteni jõuda, tuleb natukene minna, natuke sügavamale kaevuda ja siis üldse nagu mõelda, et kus need jalad nagu kasvama hakkavad, et ega need jalad ei hakka altpoolt kasvama, nad hakkavad ülevalt poolt kasvama. Ja mul siin iseloomustuseks üks raamat, siit, jälle me oleme korra siit, see meie saatest on läbi käinud, muideks on see sama raamat, et kliimapettus, kliimamuinasjutt. Ja see ikkagi hakkab nagu sellest pihta, et kuidas ongi reaalselt nagu loodud mingi muinasjutt, mis põhinebki niinimetatud nagu sellel, et kus see kõige kurja juure on, ütleme see sama süsihappegaas on, et CO2, mille vastu tuleb võidelda, siis hakkab mõtlema, et kes selle muinasjutu loonud on ja milleks. Nii. Ja kõik see, ütleme, praegu Einar keeles väga hästi neid tagajärgesid. Nii. Aga see sama kliimamuinasjutt on ju see, et niinimetatud nagu seda põlevkivi, ütleme, fossiilkütuste vaba energiat toota. Sinna juurde kõik samad need, mis meil on need tuulikud, meil on päikesepaneelid, kõik muud asjad on ja nii. Ja tagajärgedeni viibki see, et kui meil kunagi Eesti energeetika ehitati üles sellele, et meie endaga põlevkivile, mis on seal Ida-Virumaal. Kui mina kunagi astusin nagu Tehnikaülikooli keemiateaduskonda, siis seal oli ka selle keemiateaduskonna üks erialadest oligi just nimelt see põlevkivi energeetika. See oli 90ndate alguses, loomulikult oli väga pikalt seal olnud, kus seda inseneritehnilist kaadrit kogu aeg ette valmistati. Eestiga energeetika oligi rajatud selle samale põlevkivi energeetikale, kus elekter sisuliselt liikus, ütleme Ida-Virumaalt igal poole mööda Eestit laiali. Ja kui me praegu siin mingi selle järjekordse uue kommunismi tingimustes seda sama nagu lööktöö korras püstitakse neid tuuleparke, päikeseparke ja kõike muud on ja siis sisuliselt see elektri liikumine siin nendes samas võrkudes on ju täiesti täiestiline, kord ühes suunas, kord teises suunas jälle. Loomulikult põlevad alaemad maha, kõik muud asjad. Aga ütleme lisaks sellele, ma paar minutit veel, Sven, aga siin oli see, et ütleme, me räägime selle muinasjutu loomise ära, aga üks teine teema oli see, et mis on, et kust see hind ikkagi üle saetakse ja kes sellest kasu teenib. Siin üks teine selline raamat lihtne, mis iseloomustab tappidest lahti maailmaga, seal on kirjas, on selline asi, et kus tekkis maailmaga esimene börs üldse. Millal ja kus ja mis selle tulemus oli. Ja alati maailma esimene börs, kes veel ei tea, et ta tekkis madalmaades üldse ja selle lõid need juudid, kes peksti Hispaaniast ja Portugalist minema igasuguste jälkide tegude eest. Ja loomulikult börsi nad lõid sellele, et tegelikult selle Žečpospolita või selle Poola tolleaegse suurvürsti riigi viljaga kaubelda. Ja kui iga börsi eesmärk on alati see, mis võimaldab spekulatsioone, hindadega manipuleerimist ja kasu said ikka ühed ja need samad tegelased. Võtame järgmise sellise iseloomustava börsi, võtame järgmise raamatu. See on venekeelne raamat Aleksandr Solženitsõn, 200 лет вместе. Seal kirjutatakse seda, kuidas tsaari Venemaal 19. sajandil Odessas loodi teraviljabörs ja järgmise 2 aastaga kogu teraviljakaubandust 90% oli koondunud juutide kätte.
ja hind läks kindlasti väga palju odavamaks. Täpselt nii, lihtsalt keegi teine seal sellega kauplema enam ei pääsenudki. On ju. Ja nüüd mõelge selle peale, millal tuldi siin Eestis välja selle jutuga, et kui meil tuleb elektribörs, et siis meil tulebki sealt igavene õntsus ja igavene küllus, kui saabubki. Tulebki odav elekter ja kõigil peaaegu et tasuta. Ja tulemus on see talv eriti hästi näha. Nii, Sven, tahtsid jätkada? No ma tahtsin, ega kõik jutt on õige, see, mis Reiminil rääkis, on õige, börs on kurja juur ja kõik, mis Einar rääkis, on õige, aga siin on veel nagu olulised mehhanismid, et kuidas see kliima muinasjutis muutub kalliks elektrihinnaks. Börs on üks asi, mis hinda tõstab, aga see elektri muinasjutt on siis selles, et see maheelekter, tuule ja päikese oma on odavam. Selleks rakendatakse erinevaid pettusi. Üks on näiteks see, et kui meil hakatakse tuumajaama tegema, siis on selline jutt, et see on jube kallis. Vaat sealt tulevad tuumajäätmed. Need tuumajäätmed tuleb kuskil ära panna, see kõik on nii kallis. Eks seal on muidugi, see jutt on ka õige. Aga kui tuuleenergia hinda arvestatakse, Eesti riik arvestab, siis seal ei arvestata esiteks investeeringuid. Ja teiseks ei arvestata seda, et see läga tuleb ju pärast ära korjata. Need tiivad, eks ole, mis seal ei kõdune ega mädane, need betoonkorrupid, kõik seda arvestuses ei ole. Ja ikka ta ei tule rehkenduses odav välja, ikka on vaja dotatsioonid peale panna. Et seal on kaks elementi. Üks on pettus, kõigepealt ilus suur muinasjutt, kuidas me sureme ära, surmahirm, mis luuakse, et eriti lastel ja noortel, kes on selle halva haridusega, kes ei oska ei rehkendada ega kirjutada, aga sellest tunnevad kogu aeg surmahirmu. Ja ei saa aru, mis soost nad täpselt on. Ühesõnaga selline hämarollus siis on suudetud viia meeleheitele, mis näidatakse Thunbergi nimelist, näib välja sellist puudega noorukit, kes siis hüsteeritseb selliseid ilmselgeid valesid nagu kuuldes ja levitades. Aga ei Thunbergi ega mingisuguse, ma ei tea, kes need suured teadlased seal kõik on, kes seda kliimamuinasjuttu ajavad, need ei läheks ju Eestis kellegile korda, kui Eesti enda poliitikud ei teeks vastavaid seadusi. Igas omavalitsuses on rohearengukava või kliimaarengukava. Meil on see energia arengukava, riiklik dokument, mille siis minu mälu järgi tegi Isamaa Liidu. Pärnu linnas on ka siis olemas. Sa oled ju Pärnu linna volikogu liige. Pärnu linnas on kindlasti see kliima arengukava olemas. Seal on võib-olla mõni mõistlik asi, et mingid LED-lambid panna tänavatele, aga seal suur osa on sellist liberaalide propagandat, et oma selliseid noorteorganisatsioone rahastada ja mida kõike seal teha. Ma arvan, et lihtsalt varastada ka muidugi. Ühiskondasid õnnestada. Ajada seal mingisugust kägu ja käojaani. Et seal nagu, ma ei tea, kui palju seda praktiliselt, aga see on olemas. Meil isegi, ma olen ise kuulnud kuskil komisjonis, ma mäletan, mis komisjon oli, kus meil räägiti juba nutilinnast ja vaikselt seal üks Preili rääkis ja tegi ettekande, kuidas Pärnus ka saaks teha nutilinna ja oleks ja nii, et kõik see asi käib, ega see inimene saab ju palka, kes seda nutijuttu meile räägib. See kõik on seal rohe arengukavas sees, aga meil on energia arengukava, mille järgi me aastat 2030 peame olema 100% üle läinud sellele suvaelektrile, mis siis tuleb tuulest ja päikesest. Ja teine pettus, mis tehakse, et see tunduks odavam, see päikese ja tuuleenergia on see, et meie enda, mis me seal kivi põletamisest saame, sellele on esiteks see süsinikukvoot juurde pandud, mis on täielik voodoo ja välja pressimine. See on välja mõeldud. See on lihtsalt välja mõeldud maks. Lisaks sellele paneb riik juurde veel oma poolt mingid kaevamismaksud ja mis seal on, et ta tehakse maksudega kalliks. Ja siis sinna kõrvale petetakse see kallis tuulikuvärk, nagu eelarvest lihtsalt tõmmatakse read maha. Ei ole investeeringuid, seda ei ole vaja pärast ära koristada, see on nagu ikka odav. See ei ole odav. Et see on nii suur pettus ja seda pettust teevad tegelikult meie enda poliitikud. Ja minu mälu järgi tegid selle energeetika arengukava isamaalased, kes nüüd on suu vett täis, nagu vaatavad seda asja pealt ja kuidas see ei tööta. Ja kuna tulemuseks on see, et need tuule ja päikese elektrid, ma arvan, et igaüks teab seda, kord tuul puhub, teine kord ei puhu. Praegu on selline talv, kus ei puhu ja elekter on kallis, aga tööstust ei saa ju seisma panna. Majandus peab ju edasi toimima, mis sest, et päiksepatareid on lume all ja tuul ei puhu. Mis siis teha? Siis peab olema sul ikkagi see tavaenergia võimsus ka olemas. Järelikult sa pead üleval pidama 2 süsteemi, mis on topelt kulu. Ja üks on sul veel nuhtluseks, see öko oma või mis ta kliima oma, see on ju
puhas parasitism, eks ole. Ja teine, mis siis töötab, seda kord lülitatakse sisse, kord välja. See ka ei tööta täiesti tõhusalt, sellepärast, et tema majanduslik võimsus või see tõhusus jääb, kui ta kogu aeg töötaks, ta oleks päris okei. Aga kui sisse välja, ainult sealt keeratakse omakorda see majanduslik tulemus veel ja ka see saasta tuleb selle võrra rohkem. No, ja kui palju on vaja võrke juurde ehitada, et kui need tipptunnil, need mingil hetkel, kui tuul ja päike on mõlemad seal suvel, see uhab, siis seda elektrit kuskile panna, siis on võrkudel ju meeletu koormus. Ja need, ütleme, ega need päikesepatareid ja tuuleveskid ei ole ju samas kohas, kus on need kivipõletamise jaamad, need on teises kohas, järelikult sinna tuleb liinid üldse välja ehitada. No täpselt, selle ma rääksingi. See on täielik absurd. Ja selle ja pealegi börs veel. Ma saan aru, et börs on tegelikult nagu Euroopa Liidu ettekirjutus. Jah, teil peab börs olema. Aga ma ei ole selles üldse kindel, et Euroopa Liit ütleb, et te peate kõik oma elektri börsile panema. Börsil võiks ju müüa ülejääke. Aga mitte niimoodi, et kartulikasvataja, sügisel võtab kõik kartulid maast ära, müüb ära, sest siis on odav ja kui endal kartuleid tarvis on, hakkab siis, ma ei tea, Selverist ostma kalli hinna eest. Et see on ju absurd. Täielik absurd, mis toimub. Ma ei tea, ma nüüd laseks kellelgi teisel öelda. Mul tuleb meelde üks kaas, see on sellest ajast, kui mäletan, kui see kohutav EKRE valitsus siin kukutati selle korporatuuriga ja mahinatsiooni tulemusel. No see oli riigipööre. See oli riigipööre sisuliselt on ja siis, kui võimule tuli meie see niinimetatud päikesetõusu režiim on ja kui Kaja Kallas ütles, et nüüd on tulemas ajad, et kus kellelgi hakkabki minema paremini ja kellelgi ei hakka minema paremini. Ilmselgelt oli see, et kellel nüüd paremini minema hakkab, oli kõik võimalikud need samad mahinaatorid, korrumpeerunud ametnikud, lihtsalt vargad. Ja siis, mis nüüd ongi korduvalt siin läbi kõlanud üks asi, et seda kõike ei saaks muidu teostada, kui meil ei oleks just nimelt seda korrumpeerunud ja oma kasu peal väljas seda koronuaadlit. Ja pluss loomulikult ka need ärimehed, kellel miski pole püha, mingid aated, mitte miski pole püha. Lihtsalt ongi see, et kui öeldakse, et Euroopast tuleb see programm peale, paneme tuulikuid, paneme kõik asjad püsti ja siis sellele joostakse tormi ja see raha kanditaksegi omadele kõik. Kõik see algab sellest globalistide ajupesust, globalistlikest organisatsioonidest, kõik need ÜRO-d ja nende allorganisatsioonid ja igasugused mõttekojad, kes siis seda liba teadust vaikselt levitavad. Loomulikult läheb sellega kaasa kõigepealt meie ajakirjandus ja meie äraostetav teadus ja siis muidugi kõrvad lontis ja taskud nagu tühja täis, siis see poliitiline lontruste kari jõlgub seal järel, sest raha ju tuleb. Ega kogu globalism on selle peale rajatud, et see suur kasu läheb välismaale, aga need, kes koha peal seda teevad, ega need ka vaeseks ei jää. Need kohalikud kuprad, kiltrid, aidamehed, need ikka saavad maksta. No see on... Ega ükski Bill Gates ei tule Eestisse midagi majandama. Ilma nende kohaliketa, ega siin on mingit režiimi kehtestada ei saa. Kohalike lurjuste, et iga üks, kes need lurjused on valinud, vastutab selle eest, mis siin praegu toimub. Praegu kannatab. Ma tooks hea näitena siin toetamaks ütleme, et Sveni nüüd otsuseid või ütleme, et sellist põhimõtet, et siin ütleme, et näitangi teile siin kaardi peal näitena, et mille ümber see siis trall käib. Teistsuguse kujundusega Ukraina lipp või? Ei ole Ukraina lipp, et see kollane on siis lämmastik, et see on välja toodud sellega, et mille üle see, ütleme, et see kliimavõidujooks siis käib. Et see kollane osa on lämmastik, eks ole, ma mõtlen selles suhtes, et millest meie ümbritsev õht siis koosneb, et me saaksime aru, mille peale see kliimafantaasia on siis üles ehitatud. Esiteks, kõige suurem on lämmastik, siis sinine on hapnik, punane on argoon ja roheline on süsinikdioksiid ja vaadake see valge täpp seal on see süsinikdioksiid, mis on inimtekkeline. Saab küll hirmu nahka praegu. Jah, et selle peale siis on see kogu see kliimamanipulatsioon üles ehitatud. Aitäh Einar tähelepanu juhtimast, ma seda valget täppi seal ei näinud näiteks. Jah, täpselt, et see on, lingid on ilusti juures, kus saab seda kõiki leida ja nii edasi. Teisest otsast näitena
me leidsime tegelikult rahvusvaheliselt turult, eks ole, need filtrid tegelikult ülesse, mis on võimalik sinna korstende otsa panna ja nii edasi, aga tead, millega me põrkusime kokku? Me tahtsime Eesti Energiaga ühendust saada. Sealt võtab vastu tädi, kuule, et meil on vaja nagu, et meil 20 milkut on praegu võimalik saada ja ka suuremaid projekte Euroopa Komisjonist helistan sinna, et kuule, et meil on praegu nagu teadlased olemas siin, et hakkame seda projekti nüüd kirjutama, eks ole. Ja Kadri jalutas mul ka Haapsalus vastu, ütles, et aga miks projekte ei tule? Eks ole, mõtlesin, et aga no, et meil on praegu Lego koos, et aga kes see peaks siis tellija olema? No Eesti Energia. Üritasime 6 aega nendega ühendust saada. Saada meile meil, ei meil telefoni, no ütleme, et meil telefoni ei ole, nii edasi. Teate, kas te proovisite nende peret pantvangi võtta? Ei, veel ei proovinud, aga me ei jõudnudki üldse nende, me ei olnud võimalik lihtsalt telefoni teel ja meilidele, mitte ükski meil ei vastanud nendele teemadele. Nii et seda seltskonda, kes seda asja näitena või Eesti Energiat juhib. Küsin vahele, missugune seltskond see Eesti Energia või kes teiega üldse ei vastanud meilidega ja teiega üldse ei suhelnud? Kus see seltskond oli? Ametnikud või oli see Eesti Energia? Eesti Energia peaamet, kuidas öelda, peal kodulehel olevale aadressitele helistasime, saatsime meile, meil kästi sinna meilid saata, eks ole. Ja, et ma ütlesin, et kuulge, kaua see lolli mängimine nüüd käib, meil on vaja direktoriga kokku saada sellel teemal. Aga ütleme, et neid projekte tehakse ju niiviisi, et kuule, meil on Taanis ka selline projekt, me peame koostööd tegema näitena teiste riikidega ka. Nii et sealt valitsused näitena, kui keegi saadab, ega nemad on täpselt samasuguses lõksus nende uute projektide rakendamisega. Teisest otsast ma tooksin näitena, kas te teate, kuidas näitena Hiiumaa ökoelektrit toodetakse? Ei tea, räägi. Aga ma räägin kohe räägin. Nii, kõigepealt, eks ole, võetakse Hiiumaal mets maha. See viiakse kuhu? Mandrile, veel paremini. Rootsi. Ei ole Rootsi. See viiakse paremal juhul, ma mõtlen Eestis, eks ole, viiakse see Narva elektrijaama. Kui palju on Narva elektrijaama efektiivsus? Mis te arvate? Ei tea. 40%. Ma pidin pakkuma, et kui me räägime Narva elektrijaamast, räägime need samadest nendest keevkihi, need põlevkivi kateldest, et nende see efektiivsus mingi puidu põletamisel ongi niivõrd madal. Aga sa tõid väga hea teema, tõid kõrvalt sisse. Seda me oleme ka ühes saates oleme siin juba puudutanud, mis on täielikult või liigitub ka taastuv elektriks igat pidi. Ja mis ressurssi meil on Eestis kõik kohad täis? Võsa. Jah, biomass. Ja kombijaamad, mis on samal ajal ka stabiilne elekter. Täpselt. Aga kohe jõuame sinna. Aga nüüd käime selle, et vaatajal oleks ka teada, mis toimub, eks ole. Nii, okei. Ütleme, et 60%-ga siis ütleme, et köetakse Narva jõge soojaks, eks ole. See on tõendatud fakt, eks ole, Paide pukk, sellepärast, et Narva jõgi on, ma ei tea, mitu kraadi seal samas, eks ole, kõrgem, eks ole, see temperatuur. Mina tean sellest, läbi aegade on ta olnud nende Eestiga, nende allveujujate, allveorienteerujate treeningbaasiks. Jah, et seal on suve vesi, eks ole. Nii, okei. Nüüd edasi, kui seal on nüüd see, ütleme, et vesi kõik kuumaks aetud, siis hakatakse seda transportima tagasi seda elektrit Hiiumaale. Ja mis sa arvad, palju on meil võrgukaod? 30%. Minu teada on 60% isegi. Ja. Minu teada on 60%, sest see oli nagu rusika reegel, eks 60, niiviisi. See tähendab, et 40%, mis ennem oli, pool, eks ole, 20 jõuab ta alajaama. Peale seda on veel, ütleme, et kohalik võrk, eks ole, kui sa autoga veel tahad sõita, siis on, ütleme, et ta auto alaldi, eks ole, siis on aku ja siis tuleb veel üks alaldi, siis on mootor ja siis tuleb veel, siis ta on alles ratastes sul, eks ole. Niiviisi, et ütleme, et ratastesse jõuab kuskil, ma ei tea, 8 või 10% kogu sellest asjast. Aga võtame nüüd, diisel, eks ole. Näitena sul on kanister näitena diiselkütust.
aga selle efektiivsus on hoobilt 40. Nii et võrreldes Venemaaga on meie efektiivsus selles suhtes ju, kui me võtame selle elektriauto kasutusele, 30 või ütleme, et 3 korda väiksem. Mitte protsentides, aga 3 korda väiksem, sest ühes sa saad 10 prossa, teises saad 40 prossa ratastesse. Kordades väiksem. Ja siis küsid sina endalt, huvitav, kas me oleme rahvusvahelisel tasandil veel konkurentsivõimelised? Selge on see, et ei ole, ei saagi olla, ei saagi mitte kunagi olema. Ja see on nagu tead selline silmus, mis me ise oleme endale igasuguste muinasjuttudega kaela pannud ja nüüd ei saa seda enam ära. Ja nüüd järgmine etapp on siis see, et me ootame seda, et kes selle tooli veel alt ära ka lööks. No, sinu jutul kokkuvõttes võtame need protsendid kokku ja sõnaga, et kasutegur on 60% või oli või 40% sinu jutu järgi. Tähendab, elektrijaama kasutegur oli kuskil 40%. 40% ja siis kaod olid 60% kuskil. Ja siis võrgukaod olid 60%. Kuskil sedasi. See mõlemad annab mõlema kasutegurid. 40-60% veel on ja siis... Ei, mõlema kasutegur on ju 40 ju siis sellisel juhul. Kui 60% kaduma läheb, siis 40 jääb alles. Kõigepealt on sul 40%, eks ole, jääb alles 100%. Siis võtad sellest 40% veel pool maha. Ühesõnaga, et kõigepealt korrutad 100 0,4-ga saad 40 ja 40 korrutad uuesti 0,4-ga, siis saad kasuteguriks, kasuteguriks saadki 16% ja 16% tuleb lõplik kasutegur. Tegelikult seal on veel vähem selles suhtes, et 84% lendab kuhugile siis kliima soojenemist toetama lihtsalt. Täpselt nii, aga seal on, ütleme, et kui autoratastesse viia, siis seal on ütleme, et neid konvertimise metoodikaid on nii palju mahel, et kuskil meie saime kuskil 12-14 juurde selle üldarvu. Aku laadimine, aku maha. See on küllaltki vähe kaduma läinud sellest 16 üldiselt. Aga siis vahelduseks ma lisaksin mõned asjad siin on. Meil on see kliima soojenemise teemal on meil ju saade ju olnud ju, mitmes saades oli 5 või? Mäleta, jah, meil oli seal purk oli seal. Purk oli ja selle asja me siis sõnaga kuskil siin lisame juurde, et mitmes saade meil oli sellest kliima soojenemisest. Eelmine aasta me tegime saate veel ju selle muinasjutu energeetikast ka ju. See oli kuskil 22. aastal vist oli see saade oli kliima soojenemisest. Ja muidugi, mis muutub kliima soojenemisse, siis tegelikult siis ei tea keegi, kas see kliima soojeneb või ta joeneb. Isegi ta soojeneb, siis ei ole inimesel sellega kuigi palju tegemist, eriti eurooplastel ja eestlastel, kes ühesõnaga kliima soojenemine juba, et siin enam midagi ei toimu. Kliima soojenemine on lihtsalt ühesõnaga muinasjutt. See on lihtsalt vale, eks. Võib-olla ta soojeneb, võib-olla ta ei soojene. Tegelikult ta ei tee kumbagi. Aga muidugi, kui minna, siin on, kui mina räägin, et see on vale, siis inimesed vaatavad, et siin on keegi Jaan Hatto istub ja arvab, et see on vale, siis Jaan Hatto ei arva, et see on vale. Siin on olemas Ameerika ühe kõige tuntuma teadlase raamat on eesti keelde tõlgitud Don C. Easterbrooki raamateks. Ja ta on geoloogia emeriitprofessor Lääne-Washingtoni ülikool, Bellingham, Washingtoni osariik. Emeriitprofessor on uurinud kliimat, liustikke, Boucher tasandik, mingid kohad on, kus ta on uurinud, kirjutanud üle tosina raamatu, umbes 200 teaduslikku artiklit geoloogiast esinenud ettekannetega 32 rahvusvahelisel konverentsil 14 riigid. Ameerika üks kõige tuntumat ja lugupeetavamaid teadlasi ütleb, et kliima soojenemine on vale. No mida me teeme siis? Kogu ülejäänud see süsihappegaasi möla ju selle vale peale ongi ju püsti pandud, et kliima soojeneb. Siin on, ta toob hea näite, siin kuskil oli, ma kaotasin selle koha ära, et kuskil oli siin 70-ndatel, me rääkisime sellest ka, et 70-ndate lõpus oli see paanika teine, et kliima ei soojene, et kliima jaheneb hoopis.
osooniaugud olid ka, ärme seda unustada. Ja aga ju siis see paanika ei andnud nii head tulemust, nii et mindi teise paanika peale, see on kliima soojenemine. Ja siis kliima soojenemise põhjuseks on, see oli vale number 1, aga kliima soojenemise põhjuseks tuuakse vale number 2, see on süsihappegaas. Ja siin Einaril oli väga hea skeem, ta juba siin näitas, võib-olla paneb selle skeemi uuesti ülesse. Et väidetakse, et nagu kliima soojenemist põhjustab süsihappegaas. Aga siis see sama teadlane, kellest me siin rääkisime, Ameerika üks tuntumaid teadlased, see on lugupeetav tuntumaid, kuidas eesti keeles öelda. Auväärne. Tom Easterbrook ütleb selle kohta väga ilusasti, et igast 100 000 õhumolekulist, molekulid on meil õhus, siin on erinevad molekulid, eks, need kokku on 100 000. 78 000 kuulub siis lämmastikule, see on siis kollane. 21 000 kuulub ühesõnaga aprikule, aga siin vist argoon ja veeaur on segamini läinud, ma arvan, see punane on veeaur tegelikult. 2000, 4000 kuulub veeaurule ja siis sellest 100 000 ainult 30 molekuli kuulub süsinikdioksiidile. Ma ei tea, kellel oli mingisugune mõistuse raasukene alles on, siis see võib ju mõelda, kas sellele 30 molekulile lisandub paar molekuli või mitte, siis kas siis see saab muuta kliimat või mitte? 30 000, see on väga mõjukas. Pärnu linnas on 60 000 inimest, 2 oleks siis nagu need süsihappegaasi tüübid ja need siis hävitaksid kogu süsteemi, need kogu 60 000 linna lükkaksid külili. Midagi sinna kanti küll, jah. See on 0,4%, ütlevad, või 30 on 0,3%, eks. Ja no see on, kui siukest valet usutakse, siis see on väga selge näide meie inimese lihtsalt vaimsest, mitte ainult allakäigust, et see on vaimsest kokkukukkumisest. Hariduse ja meedia tegevuse tulemus on siin palju. Meil ju enam ei arvestata matemaatika algkooli lõpueksamite tulemusi, et eksamid küll toimuvad, aga kui need eksamite tulemused on läinud kogu aeg ajas halvemaks. Aga ära ka nagu eksamit jätta, ei saa, see oleks nagu imelik, eks ole, et lõpukirjandi jätsime ära, tegime asemele mingi eksami, aga nüüd jätame ära, eks ole, veel matemaatika ka, et nagu põhiasjad, kirjaoskus ja rehkendamisoskus on juba nagu väljapool arvestust. Nende üle nagu enam nagu mingit õiget sikest tulemuse ja tagajärje, õpetamise tagajärje nagu kontrolli ei ole, et siis see näitab seda, et ikkagi asi on väga halb. No, räägime siin matemaatikast ja kõikidest muudest asjast. Siis lähme selle teemaga edasi, oota, ma lõpetan selle asi ära. Ma ei taha seda asja veel lõpetada. Sa tahad midagi vahele öelda, ma tahan siin ühe lausega selle nagu väga hästi ära iseloomustada, millega tegu on. Et Jaan räägib siin suurtest numbritest, et inimesed üldse ei joomagi selle oma haridustaseme pealt, et mis nüüd palju see 20 000 molekuli või mis asi see on? 70 000, 100 000 molekulist, ainult 30 molekuli on süsihappegaasi molekul. Mis asi see molekul on ja miks teda vaja üldse on teda üldse vaja? Sa räägid nii keeruliseks selle saate, aga räägime lihtsamalt. Et ikka see sama hea raamat, see kliimamuinasjutt, kliimapettus, James Delingpole ja see on, mis ajastust üldse pihta hakkab see muinasjutt. Ühe lühikese tsitaadisid. Raamatu alguses kohe. Ja nende samade, Sven nimetab neid globalistideks, me üheskoos nimetame neid satanistideks, aga kõik globalistid, satanistid, pedofiilid. Ja täpselt nii, selle me jõuame, aga need samad kurjamed, kes need kõik on, ja need siis on öelnud siin, et Rooma klubi aastal 1991 ütles sedasi, et otsides uut meid ühendavat vaenlast, tulime lagedale mõttega, et keskkonnareostus, globaalse soojenemise oht, veevarude kahanemine, näljahäda ja muu sarnane võiks selleks hästi sobida. Kuid kõik need ohud on põhjustanud inimene ise. Seega on tegelik vaenlane, inimene ise. Ja siit täpselt sinna me jõuame, kelle vastu see kõik kogu see tegevus suunatud on. See on inimvaenulik projekt. Tähendab, ma võib-olla täpsustaks sulle, eks ole, et hea, et sa selle Rooma klubi nagu sisse tõid siin, et tegelikult seda Rooma klubi ju finantseeris kes, eks ole?
Soros nagunii. Ei ole. Rockefeller. Veel hullem jah, need kõik koos, eks ole, finantseerisid seda. Ja seda tegi minu andmetel näitena, see toimus läbi siis eriteenistuste, USA eriteenistuste. Ja miks oli selle põhjus? Vaadake, Ameerikas või USA süsteemis oli selline asi, et kui inimestel või süsteemil tekkis ülejääk, siis see investeerime autotööstusesse, investeerime teise tööstusesse, näitan, et võimekus oli kuskil, et see jalgratas, vaata, mis seal on, nüüd tuleb sellele mootor peale panna ja purjed peale panna ja nii edasi. Ehk oli loodud selline tehnokraatliku visiooni, nagu, kuhu seda raha siis panna. Aga see tõi kaasa omakorda sellise asja, et hiinlased ja ütleme, et Aasiamaad õppisid ka ära sellise asja nagu rahatrükk. Aga seal ei olnud seda jalgratast, ei olnud selliseid purjesid, ei olnud neid mootorid. Kuhu nemad panid? Nemad panid kuhu? Hakkasid lapsi tegema. See tõi meeletu, eks ole, ütleme, et demograafilise puhangu Aasia riikides. Ja mida see tähendas? Turg tekkis ju sinna. Eks ole, mida see omakorda kaasa tõi? Hiinlased ehitavad praegu iga nädal ühe söejaama. Täpselt nii, okei. Aga kuula nüüd edasi, mis toimus. Toimus see, et nemad hakkasid seal, paljunema, järelikult turg läks sinna. Järelikult turule, kui seal tekkis turuvõimekus, siis see tõmbas ära ka tööstuse sinna. Järelikult tuli seale panna pidurit ja tuli luua illusioon sellest, et miks seda pidurit panna sealt. Ja kahjuks see pidur on pandud see meil Euroopasse hoopis ja nendel emad elavad. Ja lõppkokkuvõttes see tuligi bumerangina siia, aga see Rooma klubi kaudu siis loodigi nagu see illusionistide kamp, et oli vaja ideoloogiat ehk seda sama kliima muinasjuttu, millega siis, et nendel seal ka nagu püksid jalast ära võtta ja öelda nendele, et ei, see on nüüd selline halb asi, kui te siin näitena neid söejaamu ja värke ja nii edasi, ehk võtate sama, ütleme, et siis elustandardi kui Euroopas, et vaadake, et teie jumala pärast seal seda ei tee, aga meie võime seda sama süsteemi jätkata. Ehk see on selle sama asja alus. Ja seda kinnitas mulle ka tegelikult, ehk seda, mida Jaan siin rääkis ja sina enda raamatus ka välja. See ei ole minu raamat, see on... või sinu poolt esitletud. Et seda kinnitas minul ka Eesti üks tippfüüsikut, kes oli Moskvas omal ajal, oli Reet Priiman. Ja tema ütles, et vaata, et huvitav asi on see nendel, ütleme, et selle kliima soojenemisel. Ehk tema uuris ka selle erinevate, ütleme, et lainespektrite mõju sellele soojenemisele. Ja tema ütles, et huvitav asi oli see, et näitena see igikelts, mis on, ütleme, et siis polaaraladel, see ei hakka sulama mitte pealt, mitte alt, vaid ta hakkab sulama keskelt. Ja see on väga oluline fakt. Sellepärast, et see tähendab seda, et see on mikrolaineline soojenemine. Ja mismoodi see on põhjendatud, on see, et vaadake planeet Maa lendab kogu enda süsteemiga, päiksesüsteemiga. Aitab Einar, see asi läheb natuke ei lähe, ma lõpetan selle. Seda ei ole vaja, meil ei ole fantaasia maailmasaadet. Ei ole meil fantaasia maailmasaade, ma räägin sulle maailmasaadet ei ole, läheme selle oma teemaga edasi. Aitab küll. Meil on tippteadusega tegemist. Meie mainele ei ole see miks ei mainele? Ma räägin sulle tippteadusest, kuidas meie... No las ta olla tippteadlane, see on meie Eesti tippteadlane, las ta sulatab igikeltsa. Ta seda lõiku välja lõikab. Ei miks seda lõiku pole vaja välja lõigata, aga ma leidsin vähemalt raamatust ühe koha üles siin, kus on 70-ndatel ajakirja Time Kaaned 1970-ndatel aastatel ennustamas uut jääaega, nii et palun, meil on probleem on ühe sõnaga selles, et kliima hoopis jaheneb.
No. 70, nüüd soojeneb. Aga nii, et vale number 1 oli kliima soojenemine, vale number 2 on süsihappegaas. Süsihappegaasi mõõdetakse üldiselt PMP-na õhus, et seda on 300 pluss PMP-d on õhus. PMP on part per miljon, ma kirjutasin miljoni osa kohta. Punkt 1. Oota, ma nüüd räägin selle lihtsalt. Jälle saadet täis, Jaan. Ma räägin selle lühikese lihtsa asja ära, et inimesed teavad, mis on PPM, part per miljoni osa kohta. 300 ühikut on süsihappegaasi õhus miljoni osa kohta. Ja siis väidetavalt see mõjutab ühesõnaga kliimat. Aga see on juba suur vale number 2, siis see mees kirjutab siin oma raamatus, et süsihappegaasi kogus õhus ei mõjuta mitte mingil juhul mingit kliimat. Aga mõjutab taime, sest taimed söövad süsihappegaasi. Oota, ma tulen sinnamaani ma jõuan. Ja ei mõjuta kliimat, isegi kui see kogus kasvab, eks. Kui ta ei ole 300, osa väidavad, et ta on juba kasvanud 400 PMP peale, oleneb mõõtmist, et oleneb kohast, eks. See ei ole nii täpne. Vähemalt püütakse esitada, et ta on täpne, kui ta ei ole. Siis tegelikult on süsihappegaasist palju kasu, sest süsihappegaasi kasutavad kõik elus taimed ja fotosünteesivad taimed ja organismid ühesõnaga süsivesikute tootmiseks. Taimed toituvad ja süsihappegaasi. On levinud selline aianduslik praktika, et kui sul on kasvuhoones, sa pumpad sinna sisse süsihappegaasi. Ja ma tahtsingi seda rääkida. Taimed kasvavad paremini, aga proovi sa seda kuskil juurde. Seda sellest mitte kuskil ei räägita, et maailmas on olemas väga suured kasvuhooned juba, kas kasvatatakse väga palju igasugu taimi ja nüüd võib-olla neid samu tomateid ja mis meil kuskil Hollandist autodega siia tuuakse. Ja siis, et need kasvaksid paremini, sinna pumbatakse sisse süsihappegaasi ja on kindlaks tehtud, et see kogus süsihappegaasi, mis paneb taimed kõige paremini kasvama, kuskil 1200-1300 PMP-d on see kogus, mis on taimedel kõige vajalikum. Jaan. Ja siis ühesõnaga see kogus, kui oleks selline kogus õhus, siis selle ärrasemehe järgi see ei muudaks mingil juhul kliimat. Sest see kogus on siiski niivõrd pisike, kui ta tuleb 1000-ni välja, siis ta ei ole mitte 0,0%. See on veel see kogus, mille taimed ära söövad. Jah, kui juba seda tõsta, siis ta ei anna enam. Aga sinnamaani pistavad pintslisse. Aga siis nad pistavad pintslisse ja sellega üle on nad kõige rõõmsamad umbes. Aga siis, oota, ma räägin selle jutu lõpuni. Aga siis teisele poole minna, kui vähendada seda kogust ja see kogus sellest 300-st, mis meil on, see kogus ei ole kuigi kaugel. See on kuskil 200-250 PMP-d. See on see, kui taimed juba on stressis, sest neil on vähe süüa, neil ei ole piisavalt süsihappegaasi. Taimed hakkavad känguma. Ja see ei ole sellest 300-st, kui see 1200 oleks pealt 4 korda rohkem olema, siis 250 on võib-olla 100 PMP-d alla viia ja siis me saamegi üleilmse ikalduse sisuliselt. Nii et on olemas globalismi kriitikud, kes ütlevad, et kogu selle süsteemi süsihappegaasi vähendamise eesmärk ei ole mitte kliima päästmise, vaid see on üleilmse ikalduse tekitamise eesmärk lõpuks. Tekitada olukord, kus enam taimed ei suuda kasvada ja anda nii palju vilja ja toodangut, kui on vaja inimeste toitmiseks. Nii, Jaan. Ja siis jõuame siis 2 valet. Esimene vale oli kliima soojenemine, teine vale oli süsihappegaas mõjutab kliimat, ei mõjuta. 3. vale on see, et inimene oma tegevusega nagu siis seda süsihappegaasi siis toodab palju juurde. Ei ole tootnud palju juurde. Süsihappegaas on põhiliselt looduses, ookeanides. Kui ookean soojeneb, siis ta eraldab süsihappegaasi. Kui ta on külm, siis ta neelab süsihappegaasi. Ja seal on palju suuremad kogused kui see, mis inimene opereerib sellega, et selles suhtes, et
et sellel nagu tegelikult inimese süsihappegaasi tootmise inimese poolt ei ole nagu mingit mõtet, et selles suhtes seda piirata või sellega midagi teha, et inimesel oleks kasuks, kui ta hoopis toodaks rohkem süsihappegaasi, tuleb välja. Ma otsin selle koha pärast üles, loen ette, et ma ei leia teda hoobilt üles. Nii et ühesõnaga, kui me väga hästi teame, siis Hiina, India ja Venemaa, nemad ei tee sellest, kogu see ETS-i süsteem ja kõik see süsteem on siin Euroopas. Nemad ei tee sellest väljagi. Nad ehitavad uusi põlevkivi, uusi süsiniku tootvaid jaamu juurde ju, soojuselektriaamu, kivisöö. Kus sa tead seda? Kirjutatakse ju. Ma ju hakka otsa allikaid lugema, aga ette lugema, kui ma leian need üles. Ja minu meelest võib-olla see on hoopis kasulik, mis teevad. Tegelikult me ei oleks tootnud mitte süsihappegaasi hulka õhus vähendada, me oleks pead vastupidi, oleks hoopis kasvatama seda. Sest ta kliimat ei muuda ja taimede tal on kasulik. Need me teeme tegelikult kahjulikku asja tegelikult, ise endale teistele. Kuigi kus kõik on nii rumalad, siis muidugi saab seda teha. Jaan, kas nüüd tohib? Ja ma teen nüüd väikse pausi, ma ostsin selle asja üles ja sa räägid siis vahepeal. Ma räägin selle, vaata see, kes sa kõik praegu rääkisid, sa rääkisid mingi BMP-dest, sa rääkisid siin... Mis BMP-dest, see on tavaline ühik ju, mitte mingi BMP. Meil on teemaenergeetika. Ma räägin absoluutselt, et see näiteks antud juhul ka mind ei huvita, see kõige vähematki. Mind ei huvita ka see, kui sa räägid siin mingitest taimedest stressist. Me räägime sellest, et mis valitseb siin meie ümber, et valitseb inimeste stress nende samade kõrgete energiahindade pärast. Ja mis me selleks nagu teha saame, et kuidas seda muuta saaks. Kas me peame vaatama, hakkame ära tõestama, kas see on nüüd inimtekkeline kliima soojenemine või teda ei ole, või minna nüüd juurpõhjuste juurde. Kes kogu sellest muinasutust kasu saab? Vargad, peitised. Ja teine asi, et kas me suudame, et kas ühiskond tervikuna on suuteline seda läbi hammustama ja vastumeetmeid ka kuidas seda kasutusele võtmas. Ütleme nii, et kas meie siin nende samade stressis inimeste hammas, kas ta hakkab peale nendele samade globaalvarastele, ei hakka peale. Kohalikest varastest saab ju lahti saada, valimised on tulemas. Täpselt see valimine on ka nagu illusioon, eks ole, et minu arust me oleme praegu sinnamaale juba jõudnud, et vahet ei ole, keda sa valid, et üks Kirillja pande on ikka seal tagasi. See on ka hea selline jutt, mida liberaalid alati ka kõik on samasugused nagu meie, ühtegi ausalt ei ole. Tegelikult mina olen eriarvamusel, minu EKRE energiapoliitika on väga õige ja realistlik, et olgu muude parteide, kuidas on, minu mõelest on nad tõesti enam-vähem ühe katusel kõik. Siin ongi kõige lihtsam ongi see, et seame sihiku paika, kes need vaenlased on ja kus nad on ja mismoodi nad ennast nagu varjavad ja missuguste loosungite taha. Ja selleks, et jõuda nagu asja tuumani, ongi see, et püstitame eesmärgi. Vaata, eesmärk on see, et anname selle sama energiakontsernile kohustuse. Vaat nii, eesmärk on see, et elektri hind peab olema see sama 3 senti, 4 senti või mis ta on. Nii, kuidas me saavutame selle? Kelle me siit sellest mängust mängust välja. Kõik need muinasjutud mängust välja. Ongi tehtud. Ma ütlen vahele, et riik on siin kõige suurem teenija, sest tema paneb kõikide maksudel otsa veel käibemaksu. Jaan, kas lähme veel korra, defineerime ära, kes see riik meil ikkagi on? Ja miks ta siin on? Ja kes selle pealt, keda ta teenib, kellele ta kasulik on? No me praegult räägime elektri hinnast, et kui me hakkame seda riiki lahkama, siis me peame mingi teise saatma. Ma võin 2 sõnaga vastata. See on 2 seltskonnale kasulik. Üks globalistid, kes tahavad planeedi elanikkonda vähendada, satanistid ja pedofiilid. Ja teine on seltskond on kohalikud vargad, kes selle globalistliku inimvaenuliku poliitika koha peal teostamise eest saavad väga hästi makstud. Nii lihtne ta ongi. Kaks kampa kurjategija, globaalne maafia ja nende kohalik haru, nende käsilased. Globalistide peale ammas ei hakka, aga tegeleb kohalik. Selle süsihappegaasi juttu me ei räägi. Oota, sa tahtsid, ma rääksin peale. Ma tahtsin nagu ühe filmiklipi siia vahele panna aastast 2008, kus riigikontrolör teeb sellest samast
kuidas öelda, annab analüüsi siis sellele energiapoliitikale 2008. aastal, et kerime ajalugu natukese tagasi ja kuulame, mis ta siis öelnud on selle asja peale. Kas ta on riigikontrolör või see oli? Oota. Ma panen selle kohe õige koha. Kus on need otsused, mis annavad Eestile kindluse, milline on meie energiavarustus 20 aasta pärast? Mingit imemasina leiutimist pole ette näha, mis paekivist otsekohe sealiha või elektri toodaks. Teadjad ja tegijaid jääb samuti järjest vähemaks. Riigikontrolöri hinnangul on terviklik riigireform eeltingimus, mis aitab majandusel terveneda. Kas te olete, nüüd on küsimus, et kas... Ma ei saanud nagu midagi aru, et... Kas me paneme uuesti selle? Ei lasta olla, küll me... Tähendab... Kui ta on vaikselt, on raske aru saada. No midagi ei ole teha, mul ei ole paremat no pole, saates on normaalse heliga kuulajatele, vaatajatele. Okay. Et nüüd ongi küsimus, et kui me riigikontrolöör toob nüüd välja need probleemid, eks ole, mis oli 2008. aastal juba olemas. Et siis ei olnud veel planeerimisena asutud. Probleem oli tuvastatud, et peaks nagu midagi ette võtma ja toob selle temaatika välja. 21. aastal oli. 2008. Nüüd meil on juba, eks ole, mis aasta? 2026. 18 aastat on möödas ja me oleme ikka seal, kus koha peal? Täpselt seal samas kohas, mida riigikontrolör siis ilusti kirjeldas. Noh, et süsteem on niivõrd mäda, et ei ole võimeline enam reageerima. Ja see temaatika jooksis meil... Sa räägid endiselt tagajärgedest ju? Jaa, ma räägin tagajärgedest, aga ka põhjustest, eks ole. Põhjused on mujal hoopis. Väga võimalik, aga oleneb, mis perspektiiviga sa võtad, eks ole. Et kui keegi sul näitena, kui sul on haige voodis, eks ole, või laip näitena toas, siis oleks mõistlik ta nagu maha matta. Aga meil pannakse nagu silmad ja nina kinni ja õpitakse pigem selle laibaga koos elama seal toas. Et see on vaata see kõigi hirmsam asi. Haiged voodis, kui nad saavad hääletada, vanurid vanade kodus saavad hääletada, kui nad ise ei saa, siis nende eest hääletatakse, tulebki tegeleda sellega, et kuidas need hääled õigesse kohta jõuaksid. Mitte neid varastatakse ära mitu korda. No seda ka, jah. Just nimelt, sellega tulebki tegeleda. Aga tuleme saate teema juurde siis tagasi. Ma leidsin selle koha üles üldiselt, mida tahtsin ette lugeda. Ja me räägime seda sellepärast, et me peame inimestele, vaatajatele, kuulajatele tõestama, et nendele on valetatud ja et me saame seda teha, me peame olema veenvad argumendid, tuntud teadlaste esitatud materjalid, et nad usuksid, et neil on valetatud, sest tavaliselt inimene usub kahjuks rohkem meeldivad valed kui ebameeldivad tõde. Jaan, kui sa tahad aru saada, kas tal on valetatud või ei ole, võta ka elektriarve lahti, vaata mitu rida seal on. Ja siis mõtle, kus see raha sealt... Me selle elektriarve juurde selle juurde me veel täna jõuame. Süsihappegaas ehk süsinikdioksiid on mittemürgine lõhnatu ja värvitu gaas, mis moosustab maa atmosfäärist tibatillukese osa ainult umbes 0,04%. Igast 100 000 õhumolekulist kuulub 78 000 lämmastikule, 21 000 hapnikule, 2-3 000 veeaurule, ainult 30 süsinikdioksiidile, nii et kallid vaatajad, lugejad, võtke paber, kirjutage üles. Einar, sa näita oma Ukraina lippu seal. Merevesi sisaldab 25 kraadi juures umbes 50 korda rohkem süsihappegaasi kui õhk. CO2 lahustamine vees sõltub vee temperatuurist. Seega määrab CO2 sisalduse atmosfääris suurel määral ära ookeanide temperatuur. Kui ookeanid soojenevad, eraldub neist süsihappegaasi ja kui atmosfääri süsihappegaasi kontsentratsioon suureneb, kui ookeanid jahtuvad, siis nad seovad süsihappegaasi ja atmosfääri süsihappegaasi kontsentratsioon väheneb. Inimtekkelised heitkogused on alates 1950. aastanust lisanud sellele ehk
umbes 0,01%, siis on 0,03 ehk 0,01 otsa 0,4, nii et ühesõnaga inimene ei ole suutnud oma süsihappegaasi heitmete või väljalaskmistega mitte midagi siin maailmas muuta, et see on täiesti mõttetu, et Hiina ja India teevad õieti, kui nad avavad uusi söeelektrijaamu ja paiskavad järjest rohkem süsihappegaasi atmosfääri. Nad teevad hoopis võib-olla head ja meie vaimu pimedaks tehtud inimesed lihtsalt hävitavad ise oma majandust selle 3 vale najal. Majandus ongi juba 4 aastat. 3 vale toel, nii et ja siis ma lähen selle elektri hinnaga edasi, nii et tahate midagi vahepeal öelda? Ma tahtsin küsida, et sa ei toonud siin välja seda, et millest see siis, sa ise lugesid sealt ette, et millest see maailma ookeani siis temperatuur kasvab, mis selle mõju on? Millest see siis kasvab? Ta ei kasva, ta ei kahane, ta kõigub kogu aeg. Jah, aga kõigub küll, aga mingi asi paneb ta ju kõikuma. Jaa, mingi asi paneb kõikuma ja kogu selle kliima paneb kõikuma päikese magnetväli kui kliimamuutuste tegelik põhjustaja. No, ja siis ongi vastus on päikese, meie kõige suurema küttekeha päikese aktiivsus paneb kliima soojenema või paneb jahtuma. Kui päikesel on palju plekke, siis on päike tugev, aktiivne, ütleme, võimsam, siis on meil kliima soojem ja kui tal plekki ei ole, praeguse ajal pidi jumala tühi olema, siis on meil kliima läheb jahenemaks. Jaan. Siuke lihtne värk on. Sa räägi nii palju, et praegu sa annad nendele globalistidele, satanistidele uue ideega, et need päikesega plekid, mida võitlema. Võib-olla hakkame kehtestatakse. Eesti saab olema esimene maailmas, kes kehtestab Eestis päikeseplekkide maksu. Näiteks. Ja siis on viimase miljoni aasta jooksul, siin on viimase miljoni aasta jooksul on kliima, see on saeambad, need on jääaegade ja nende vaheldumine. Meie päike on jäänud nõrgaks, kunagi oli kliima palju soojem ja süsihappegaasi sisaldus oli õhus mitmeid kordi, kuni 7-8 korda suurem või 10 korda suurem oletad. No siin raamat kirjutab. Ei, ma saan aru, aga kuidas seda on analüüsitud? Seda on analüüsitud. Raadiosüsiniku meetodid? Ei ole raadiosüsiniku meetodid, siin ta kirjutab, me ei hakka ju, meie saatel teine teema, me ei hakka, see on väga huvitav raamat, kes tahab kliimast ja kliima ajaloost palju teada saada, siis palun lugege, siin on põhjused, miks ostke, hankige ja võtke raamatukogust ja lugege, saate teada. Võib-olla võtadki järgmine kord mõne raamatu ette ja teed personaalsaate. Ei, no mitte personaalsaate, me jõuame siit kedasi, aga ma lihtsalt räägin, et viimase miljoni aasta kliima on saeambad, nad kutsuvadki saeambasteks. Siin on jääaeg vaheldub jäävahega, jääaeg on umbes 100 000 aastat ja vaheaeg on 10 000 aastat. Ja siis, et saeambad on sellest, et kliima soojeneb väga kiiresti, kui see jääaeg lõpeb. Aga oota, ma räägin ka, sa kogu aeg räägid vahele. See jääaeg algab, aga tasapisi, ühesõnaga ta nagu kord küljeneb, jaheneb, kord küljeneb, aga kokkuvõttes küljeneb. Ja meil on praegu tohin rääkida, et millest need saeambad tekivad ka? Millest need saeambad? Need tekivad päikese aktiivsusest. Päikese aktiivsusest miljon aasta jooksul kõigub. Päikese aktiivsus sõltub ka sellest, eks ole, kuidas öelda, galaktikaparve sees see päiksesüsteem asub ja kui sa vaatad neid, siis päiksesüsteem, ütleme, et kui on mingisugused kohad, kus see päikesesüsteem ju tiirleb, eks ole, kui sa avaldavad ka mõju teised galaktikad ja kui ta näitena liigub näitena teatavast gamma või beta lainespektris, siis see avaldabki mõju rohkem sooja või nii edasi. Kas sa astronoomiat oled natuke lugenud? Tead, mina lähtun siin... Kõik tähed on ühtegi stabiilset tähte ei ole. Kõik tähed on muutlikud. Absoluutselt. Sõltub sellest, kas nad plahvatavad hetkega või sellest alates, kuni nad
muutuvad väga-väga aeglaselt ja meie mööda nagu spiraali põhimõtteliselt. mitte tiirlemises ei ole küsimus, vaid see on päikese sisemistes protsessides on küsimus, mis põhjustavad päikese aktiivsuse tõusus ja vähenemise. See on päikese sisesed protsessid, mitte ta tiirleb enda ümber ja tiirleb galaktika keskme ümber 250 miljoni aastaga jooksul teeb tuuri galaktika keskme ümber ja liigub galaktika sees suvalises suunas lihtsalt. Seda kohta kutsutakse Apex, kus ta lähistaevas liigub päikesesüsteem. Kogu galaktikate vahel, kas seal on oma vastasmõju? Ei ole, need on nii kauged, et need vastasmõju on olemas, aga see on nii vähe. Õigus, aga kahju teevad meil ikkagi lurjused valitsused. Nii lihtne ongi, mitte, ütleme, meie ammas ei hakka peale nendele globalistidel, nad on kaugele ja nad on mis see meie asi on, isegi kui see teadus on selline nagu ta on ja kui kõik on õige, no mis siis ikka, meie elu on halb ja halb on ta sellepärast, et energiahinnad on kõrged, sellepärast pannakse firmad kinni, on pankrotid, inimesed jäävad tööta, ebakindlus, lapsed ei sünni, kaitsevõimet ei saa olla, sest raha ei ole. Meil on kõik halvasti, mis saab halvasti olla. Meil isegi rahu ajal ei suudeta normaalset elektri hinda pakkuda, mis siis sõja toimuks, et siis oleks esimese 2 nädalaga oleks kõik hambad varnad. Tuleb tegeleda nendega, kes selle raha sealt ära varastavad ja ongi lihtne. Ja börsiga meil ju ka valetati, et me hakkame saama odavat elektrit. Ega kui Soomes on elekter 10 korda odavam kui Eestis ja see tuleb läbi börsi meile, siis ta tuleb ikkagi Eesti börsi hinnaga ja see vahe, meeletu vahe jagavad need elektrikud omavahel ära. Ja kusjuures elektriliinide ka nemad ei jaga ära. Ja kusjuures kõige ongi tüübid, on kelmid, kes selle raha omavahel. Kusjuures ongi see, et vaata, kui ta on sealpool Balticconnectorit, siis on hindade vahe 10 korda. Eks ole, kui mitte rohkem, et nagu ta läbi selle Balticconnectori järsku hüppab kohe 10 korda. Sest Eesti hinnaga ostetakse Soome hinnaga, müüakse Eesti hinnaga. Aga Balticconnector, mäletad, milleks ta maha patti, et meie saaksime enda odavat põlevkivielektrit sinna müüa, pakkuda stabiilsust, eks ole, Soome tuuleparkidele, värkidele, sest need ju hüppasid üles-alla. See oli kõik. Aga kui Balticconnector maha saidi, siis hakkas see hoopis teistpidi tööle. Mina küll sellist... Tuletame siinkohal meelde ka seda. Juttu ei mäleta. Aga lähme siis selle hinnaga edasi, et no sõnaga me siin saime selgeks, et süsihappegaas on vale ja kliima soojenemine vale ja kuidas see vale siis selleks suureks kõrgeks hinnaks nagu moondub. Aga selleks on olemas loodud siuke süsteem, mille nimi on ETS. Kirjutan ETS, Emission Trading System, EU. Sama süsiniku muinasjutt on. Kvoodi muinasjutt. Oota, ma räägin praegult, te rääkisite ennem, et räägime ikka korda mööda, et kõik kolmekesi räägime korraga, siis vaata, see on sittagi aru, mis me räägime. See ETS, Emission Trading System. Nii. Kellel see kasutab? Ja siis Emission Trading System paneb siis välja lastud süsihappe gaasi ühesõnaga tonnile maksu, mis ta siis kutsutakse süsihappe kvoodiks. Küsin veel kord ära, algpõhjustust, kellele see kasulik on? Kes selle raha endale saab? Kes selle ära varastab? Süsihappe kvoodiks. Ja mille tulemusena muutuvad need Euroopas, mitte Hiinas, mitte Venemaal, mitte Indias, vaid Euroopas need jaamad, mis toodavad fossiilsetel kütustel, kivisööl ja põlevkivil elektrit, nende elekter muutub tänu sellele peale pandud süsinikumaksule või kvoodile hästi kalliks. Ja siis sellest, miks elektri hind on tõusnud taevasse, on kirjutanud Rahvuslik Teataja juba aastal, millal? Jaanuaris 2022, siis kui meie saade oli alanud, siis ka kirjutas Rahvuslik Teataja pika artikli sellest, siis on täpselt kirjutatud, miks see hind selline on. Ja siin on ka pilt sellest, et kuidas siis tänu sellele hinnale siis need elektri
tootmishinnad muutuvad, ühesõnaga, siis see fossiilkütust oma muutub kõige kallimaks. Ma arvan, et me saame selle pildiga saatesse üles. Kas ma võin veel täienduse teha? Täna oli lugu ERR-is, kus keegi kohalik kliimateadlane naisterahvas ütles, et nüüd peab Eesti hakkama raha koguma selle sama süsiniku jaoks. Sellepärast, et nüüd on süsiniku see koormis laiendatakse ka metsamajandusele ja põllumajandusele ja sellist raha meil ei olegi praegu, millega maksta. Metsadel mets kasvab ja see on nüüd nii ohtlik planeedile, et sellel tuleb veel maksukirve selga lüüa. Eesti, mis on lamedalt metsa täis ja tegelikult peaks maksma mitte mingisugust asja, sest see mets ju seob endale süsihappegaasi. See peaks olema indulgents igasuguse süsinikupatu lunastamiseks. Ei, mets saab ka veel täiega. No see on hullumeelne. See on täiesti hullumeelne. Ja lisakoormis loomulikult jälle majandust hävitada, veel põllumajandus ja metsandus ka külili tõmmata. No ja see ongi lihtsalt vaesuse tootmine. On. Ja kui edasi minna, siis Eestis muidugi see süsihappegaasi kvoot osutus väga ebaõnnestunud asjaks, sellepärast et see sisuliselt osutus nagu sisemaiseks tolliks, tagurpidi tolliks, et toll pannakse sisse toodavatele kaupadel peale, et need ei konkureeriks välja kohalikul tööstust, aga siis Eestis pandi toll peale oma kohalikule elektrile, et seda kohalikku elektrit ei saanud lihtsalt enam müüa ja elektrit hakati selle konnektoriga selle Soome müümise asemel hoopis Soomest ostma. Ja kahjuks ma ei jõudnud neid arve välja vaadata, kui see on iga kümnetes miljonites iga aastaga tõusnud, mis Eesti ostab Soomest elektrit lihtsalt. Kuigi Eestis on põlevkivijaamad olemas, et ise seda elektrit toosta, ostab ta seda Soomest. Ja kus kohas see tuleb, see suur põlevkivi kvoodi hind, see ongi siuke, et selle kvoodi hinna teatab keegi Euroopa Komisjonist, lihtsalt teatab kuskilt. Ja see raha läheb siis mingile Euroopa aparaadile? Ei, see läheb Eesti riigi kassasse. Eesti riik siis ise jagab seda kuidagi ümber mingitel alustel. Jah. Meil ongi Siin me jõuame ikkagi selleni, et ikkagi see sama raha varastatakse ära koha pealt. Ja see jagatakse ilmselt mingitele tuulemöldritele või neile, kes siis selle uue usu kohaselt teevad kliimale head. No täpselt, ikkagi omadele. Ja siis muidugi on tegelikult kaks eraldi asja, siis jõuamegi selle elektribörsini, see on sellest kvoodist veel eraldi süsteem, eks. Nii, kuna see kvoot oli maks, kehtestati süsihappegaasile, mis Eestis töötab nagu sisemaine vastupidine toll. Odava kivi elektri kalliks. Ja mis muutis meie elektri kalliks, nii et me ei saagi seda oma elektrit kasutada, eks. Siis on olemas, siuke asi on tekitatud nagu elektribörs. Ja kus siis see börsi põhimõte vähemalt väidetavalt on see, et pääsevad turule need elektrijaamad, kes toodavad kõige kallimalt praeguses olukorras. Tavaliselt ikka ostetakse kõige odavamat, aga seal on kõige kallimat ja siis kõige kallimate järgi pannakse siis sõnaga kogu ülejäänud elektri. See on jälle nagu rist on tagurpidi. Ja see on tagurpidi süsteem. Sõnaga, kui see elektri... Vaatad ülevad alla, ikka on tagurpidi. Kui nemad kuskilt sealt komisjonist, ma ei saanud ka, kus see elektri hind tuleb siis sellisel juhul. Kuskilt keegi teatab mingi elektri hinna ja kui tootjad teatavad oma hinna mingisuguse. Tootjad teatavad oma hinna. Siis on mingi algoritm. Ja algoritm teatab ja siin ongi see algoritm, kuskil oli siin kirjas ka. Ühesõnaga sellest algoritmist... See on minu enda kirjutatud artikkel muideks. Aha, okei. Aga see algoritm ei ole nii lihtne nagu esimese... Ei, see algoritm on see, et lihtsalt keegi omadega räägib ja siis leiab, et kuidas kõige paremini raha teha. Ja siis raha vaja on... täpselt. Ja siis teatab elektri hinna ja kui see elektri hind on olemas, siis vaadatakse, vaat need elektrijaamad on odavamad, need kõik pääsevad turule, aga sellest elektrist ei jätku, veel kallimad pääsevad turule ja kui sellest ka jätku, siis pääsevad kõige kallimad elektrijaamad turule, mis on Eesti põlevkivi elektrijaamad.
Ja miks nad kõik kallimad? Nad ei ole ju. No sellepärast, et neil on süsihappegaasi maks peale pandud. Selleni ma tahtsingi jõuda. Ilma põhjuseta. No loomulikult, nad ei saagi olla. Ilma põhjuseta, vaid põhjusega, et see normaalne elekter hävitada ja asendada selle debiilse kuradi kliimasonimisega. Nii ongi. Ja siis muidugi hind tuleb siis selle järgi, kelle kõige kõrgema hinnaga toodab. See on siuke süsteem on ja siis saavutatakse see, et noh, elektri hind kõigub, iga päev on üks hind, õhtul on üks hind, hommikul on üks hind, öösel on teine hind, hommikul on 4. hind. Aga tootmises toodetakse näiteks traati, siis see traat läheb turule, kus on täpselt vastupidised põhimõtted, ostetakse kõige odavamat traati. See häda ongi. Üks asi on see, et oleks kõik börsid tagurpidi jalad taeva poole, siis võiks elada. Aga vaata, kui ainult elektribörs on nagu idiootlik, siis ei saa ju. See ei lähe kokku üldise majanduspõhimõttega mingil kombel. Muidugi siin võiks tuua paralleeli näitena Taani kogemusega, eks ole. Taani kogemus on siis see, et me peame vaatama ka seda, et kelle käes need elektri tootmisüksused on. Sest mina olen Taanis üsna mitu korda käinud ja seal oli ju, ütleme, et ükstapuha, kuhu sa läksid näitena talupoja juurde või lasteaeda või kooli või ütleme, et mingisuguse ühistusse, siis nad ütlevad, ma vaatan, et elektriradikad on seinas, eks ole. Mõtlesin, et kuidas see võimalik on? Et see on ju kõige kallim nagu elekter üldse. Ei ole, see on meile ju lihtsam, eks ole, sellepärast, et me ei pea veejuhtmeid vedama ja nii edasi. Mul nagu kiilus nagu asi kinni, et kuidas nii, eks ole. No meil on siin enda tuulik ju, see on meie tuulik. Me panime selle ise ülesse, riik aitas meil projekti kirjutada, riik aitas meil Euroopa Liidust rahad välja ajada, aitas nõustada seda projekti. Ma küsisin, et okei, aga kui see seisab, mis siis teete? Oi, aga selle jaoks on meil biogaasijaamad siin samas täpselt samamoodi. Riik aitas meil projekti kokku kirjutada, riik aitas Euroopa Liidust välja lüpsta selle raha. Need kõik olid, saad aru, selle sama ühistu või ütleme, et selle küla omad, need samad tuulikud värgid. Aga meil, mis meil tehakse? Meil projekte kohalikud omavalitsused ei suuda kokku kirjutada, siis mida see tähendab? Need projektid kirjutatakse kuskil teises kohas kokku, eks ole. Näitena Taani investorid tulevad siia, ütlevad, meil on projekt olemas, voilà. Me Taanis tegime samasuguse, hästi töötas, eks ole. Nüüd me tuleme teie juurde, eks ole, küsime teie käest raha. Ja mis toimub, eks ole? Nendel on kohustus, eks ole, nende Euroopa Komisjoni projektidega näitena. Ütleme, et Euroopa Komisjoni projektides on 60% on toetus, eks ole. See tähendab, et 40% jääb puudu sul. Sellest 40%-st 20% saad sa veel EAS-ist ehk pool sellest. Järelikult saad 20 on sul veel puudu. Ei, mitte ei laena. Need lendasid ju, Taani kogemus on ju see, et kes need olid siin, alles hiljuti käisid ju. Ja kes siis oli see kliimaminister Yoko Alender ju. Yoko Alender võttis neid ju vastu, kui keda? Investorid tulid meil. Investorid tulid 2,8 miljardit peale maksta. Jaa, et nendele tuleb see 20% veel välja käia, sest investorid tulid meile ju külla. Aru saamata seda, et kuule, et see oli meie raha ju, meie ettevõtete raha, millega me oleks võinud näitena enda tüüpidele neid elektrijaamu ju ehitada ja enda inimeste varustuskindlust tagada. Aga me ei ole ise võimelised neid projekte kokku kirjutama. Sellest projektist Reimi ütles, meil on hagu, meil kasvab võsa igal pool. Ei saa nüüd endale seda väikest igasse külasse püsti panna oma seda haokütte, ma ei tea, mis asja siis. Kombi elektrijaamad, pane mingitesse maakonnakeskustesse, isegi mingitesse, ma ei tea. Meil on Eestis nii palju hagu kasvab küll, et või võsa, et sellega saab terve Eesti ära. Tehnoloogiad on olemas, et mingi 3-4 tuhandesed asulad juba pane seal need kombijaamade peale, annavad nii sooja, kui annavad, ütleme, seda elektrit. Kusjuures jääksoojuse sa saad seal ära tarbida. Täpselt. Mitte niiviisi, et sa kütad Narva jõge sellega, eks ole. See läheb radikatesse. Ja jääb kõike
see Hiiumaa efekt, mis ma ütlesin, et 60% võrgukaod jäävad kõik välja, eks ole, kõik see, eks ole, aga seda ja teine asi, süsteem ei kuku kokku, kui on palju autonoomseid selliseid väikseid ja kusjuures ta oleks ka julgeoleku riskide maandamine. Einar, ma ütlen vahele, sul oli kohutavalt õigus selles suhtes, et väga õige mõte, et see on nagu Ukraina praegust kogemust arvestada, et see tsentraliseeritud energiasüsteem on ääretult, kuidas öelda, see on ohtlik ja haavatav. Haavatav, eesti keeles on see ääretult haavatav, et kui näiteks Ukrainas mingi suur elektrijaam pommitati puruks, siis on seal 100 000 ilma elektrit, aga oleks seal igal kogukonnal oma jaam, nagu teie räägite siin, siis see oleks palju töökindlam. Aga Jaan, oled sa mõtelnud siis sellele, kuhu planeeritakse uut tuumajaama? Oota, jätame selle tuumajaama jutu teiseks korras. See on väga huvitav teema, eks ole, sellepärast, et et sa selle energeetika tootmise nagu, kus meil praegu toodetakse, eks ole, Ida-Virumaal, eks ole, kõik juunuvad, et õudsalt niru on, eks ole, et Vene piir on õudsalt lähedal ja aga kuhu uut tuumajaama plaanitakse? Sinna samma. Siis seal on liinid olemas. Jaa, seal on liinid olemas, infra on olemas ja teeme sinna samasse Läänemere kaldale. Ja kui see laksu ära paneb, mis siis juhtub? Einar, ma sulle telefonis ütlesin, et Eestisse tuumajaama on olemas, tööstus on olemas. No, võtame selle samamoodi, kes on Eesti praegu see suurim elektritarbijalt, kelle tootmine praegu hetkel seisab. Pandi ka just nimelt energiahindade pärast seisma. Kes on? Estonian Shell. Täpselt nii. Ja Shelliga me proovisime ka ühendust saada nende samade, et äkki prooviks talle seda biomassi lahendusi nagu pakkuda, sest meil on need olemas. Meie ei suutnud sealt kontakti välja ajada jälle. Nii et kui ei võtta kait vange, on väga raske läbi rääkida. Ei suhtle, jah. Aga ma leidsin siit artiklist siis selle koha üles, kus tuleb elektri hind, sest inimene ikkagi lõpuks küsib, et kus see elektri hind tuleb. Et saite siis nagu selgusele. Nii, elektrienergia kaubandus on seega korraldatud läbi elektribörside, mis koguvad kokku erinevate piirkondade ostu- ja müügipakkumised, võimsuste andmed ja saadavad need Euroopa ühisesse hinnaarvutusse algoritmi Eufemia. Viimane saadab tulemused arvutatud elektrihinnad erinevates hinnapiirkondades ja vood hinnapiirkondade vahel tagasi elektribörsile. See on nagu meie e-valimised ju tegelikult. Ja see algoritmi Eufemia üldse nagu lähedalt vaadanud, kas see on, mis seal sees on tegelikult? Ütle mulle, kes on Eesti meedias sellest rääkinud sulle? Kes on kuskil ERR on kirjutanud sellest? Postimehed, mis need teised jamad seal veel on, kas nad on kirjutanud sellest? Kas nad on kordagi kirjutanud? Mina ei loe neid, teie loete. Ütelge mulle, kas nad on kirjutanud sellest? Mina ei oska öelda, sest mina loen pisteliselt. Keegi ei oska öelda. Kõike läbi lugeda, tervis ei pea vastu lihtsalt. Ja siis ongi see lugu, et Eesti põlevkivijaamad ei pääse nagu sinna nagu müüma seda. Aga katlaid ei saa ju seisma panna ju. Katla ei ole, et sa ühe päeva paned põlevkivi katla seisma ja teise päeva paned tööle. Teda tuleb soojendada, seda tuleb vist soojendada midagi nädal aega ennem, kui ta võimsuse kätte saab. Ja sama kaua tuleb teda maha jahutada. Aga siis ta on kogu aeg on nagu midagi teema, kasu ei ole midagi. Kogu aeg on söösa kasu ei ole midagi. Kahju on ainult ju. Meeletu kahju ju. Ei põle selle õige võimsusega, siis ju seda igasugust heitevärki tuleb sealt virnade viisi. Ja siis see on ju välja otse öeldud, et põlevkivi jaamade, nad ise on öelnud ju, hoidmine, kuidas see on siis valmiduses, eks. See energia on Eesti, jah, see on suur kulu läheb nende valmiduses hoidmiseks, aga selle asemel, et nad võiksid odavat energiat toota. Selles, et see tuule ja päikseenergia kaob hetkega ja tuleb hetkega, aga neid kivijaamu ei saa ühe hetkega sisse välja lülitada. Neid ei saa ja tuumajaama see vist käib üldse kogu aeg. Kõiki saab, eks ole, nad on seda Auveres juba proovinud, eks ole. Ja see on selle Auvere tagajärg, eks ole, et nüüd ongi, et nad üritasid seal nagu korraks sisse, korraks välja, eks ole. Ja mis olid, need tegelikult metallid ei pidanud seal sees vastu, eks ole, nagu sa oled aru saanud, eks ole. Mina sain üldse aru,
aru, et see tegelikult osteti vist prantslastelt see jaam ja ta ei ole ju, vaata meil on see eksootiline kivi, et see on tehtud selle tavalise põlevkivi jaoks, mitte kivisüsi või vastupidi, eks ole. No ühesõnaga tehtud selle kivi jaoks, mida meil ei ole. Aga see, mida mujal maailmas on palju. No standardjaam, aga meie selle küttega, eriti kui sinna veel mingid öko nagu kalja sisse kallata, et siis läheb üldse nagu päris pekki. Hetkeks korraks selline küütsõna selle koha pealt, et vaata Jaan tõi sisse sellise algoritmi, mille nimi oli nagu eufeemia. Ja mis sa sealt üles leidsid? Leidsin üles, ma olen seda kunagi kokku puutunud, et eufeemiaga nagu siuke kohe selline huvitav, et kuskil ma kunagi lugesin. Aga nüüd loeme ka selle, mida ütleb nagu internet selle kohta. Eufemism ehk peitesõna on mahendav väljend või sõna, mida kasutatakse ebasündsa või teatavas situatsioonis sobimatuks peetava sõna või väljendi asemel. Põhimõtteliselt, mida me saame, et mis see eufeemia? Teemast mööda, sellepärast sa kirjutasid vale sõna sinna sisse, see ei ole F-iga, vaid see on E-B-ga kirjutatakse. E-U-B-A-O. Eufeemia. Kirjuta. Ta aina eesti keeles ei ole sellist sõna. See ei olegi eesti sõna. Mis siis, eufeemia? See ei olegi eesti sõna. PH on eesti keeles eufeemia. See on nimi ju, see on nähtuse nimi, see on algoritmi nimi. Kui sa võtad selle algoritmi nime, Jaan, kuule. Kirjuta siis algoritmi nime sisse, sa ei kirjuta, sa kirjutasid valesti ju, mis sa räägid, kirjuta õieti ju. Jaan, mis on eesmärk? Eesmärk on just nimelt see sama... Kirjuta õieti sisse, siis näed, mis ta kirjutab. Ja just seda ta kirjutab, mis asi ongi eufemism, eufeemia, kust ta päritab vanast Kreekast. On lingvistika mõiste. Ongi just nimelt, nii, ja me räägime see sama sõnamoondus. See ilustussõna, et sa ei ütle hundi kohta ünt või ütled susi ja teise asja kohta ütle seda, mis see on. Ta on järjekordne sõnamoondus, silmamoondus, järjekordne pettus. Kogu see algoritm on ka kõik üks suur pettus. Ja ta on osa sellest kogu sellest globaalsest petu ilustamine. Ja selle taga käib sõna otseses mõttes lihtlabane vargus. Ja nüüd veel kord küsiks, et kes sellest kasu saavad? Kes on selle süsteemi omanik? Täpselt. Kuhu ta ära peidetud on see? Kuhu need otsad peidetud? Aga tuleme selle asja, tõmbame siis selle elektri hinna asja kokku ja ütleme välja, mis asi see elektri hind on. See on suur vargus, mis toimub. See on kindlasti, ta vargus on kaas, teil on täiesti õigus, see on vargus, aga tegelikult on sisuliselt kujunenud eriliseks ekspromptmaksuks. Süsiniku väljapressi. Sa saad inimesi, rahvast maksustada ainult ühepäevase hoiatusajaga, kui sa tahad. Sa saad maksu kehtestada ainult, kui see maksu kehtestad, siis sa pead tema ju Riigikogus või parlamendis ettepaneku maksu tõstetakse ja kas siis hääletakse, tõstetakse, siis mingi aja pärast kehtestatakse, on ju nii, eks? Aga nüüd sa saad kehtestada maksu ilma millegita, lihtsalt 24 tunni jooksul saad, kui sul on raha vaja, siis sa võtad elektrimaksu kaudu, mille nimi on elektriarve, sa võtad lollide käest rohkem raha välja, kui sa ennem, eks? Ja kui sa tahad öelda, tahad lollide käest rohkem raha välja võtta, siis ütled, et näed, tuul ei puhu, päike ei paista, juhtmed läksid katki, sellepärast, et akut tõmmati käima, mõlemad Soome kaablid läksid kohe pooled selle aku peale. Ei, tavaline on, et tuul ei puhu, päike ei paista, eks. Soome ühendused alati katkevad ja mingi asja kindlasti samal ajal veel remondis ja siis see lendab nii Soome tuumajaam on remondis, Soome tuumajaam on remondis ja siis see hind langeb, lendab nüge põmm, eks kuhugile, ma ei tea, kus maal. Ja sa võtad lihtsalt rahvakest raha välja. See on lihtsalt maks, mille sa saad kehtestada ilma iga hoiatuseta juba järgmisel päeval. Mõtle, kui mõnus asi see on. Sa ei saa kõrvale hoida, sa pead elektrit välja lülita päästa. Õlleaktsiis ei maksa, ei joo täna õlu. Meil põleb ju siin kogu aeg. Räägime sellest veel lihtsamalt, et iga päev uus maks, see selleks on ju nii. Mitte uus maks, vaid maksu suurus tõuseb kogu aeg ja väheneb. Järgmisel päeval, kui sul on raha vaja, siis sa kehtestad järgmisel päeval kõrgema maksu. Mõtle, pea see on. Kõik õige. Sa ta rohkem varastada, siis järgmisel päev varastad rohkem juba. Nähad iga päev rohkem varastatakse. Ja sa iga päev rohkem varastatakse, kui nad aru saavad, et sa neid varastad liiga palju on, siis sa ütled neile, et täna öösel on miinuses 2 tundi on miinuses elektrind. Nüüd sa jõud jälle lähemal, aga nii on see räägi ikka asja olemusest. Nii. Me räägime sellest, kus suvel, kui on elektritarbimine on maas. Sisuliselt on see, siis me võimegi täpselt, me võimegi selle elektri hinna lasta teil alla ka odavamalt.
aga siis, kui väga vähe oli miinuses. Miinuses miinuses on tund aega ja see ei sobi. Üleval on päev otsa. Aga siis, kui on see elektritarbimine on tipus, võt siis korjatakse ta ka selle maksimum korjatakse kokku nende niinimetatud selle sama bluffiga, selle sama kõikide erinevate muinasjuttede kokkuliitmisel ja siis korjataksegi see maksimum kokku. Nii lihtne see ongi. Täpselt. Väga õige tähelepanek. Kui sa paned majandus, ütleme konkurentsivõime tagamisse, eks ole, siis vaata, siis kui sul on kõige parem aeg, kus sul on nagu soe ja nii edasi, eks ole, väljas toota ja midagi, eks ole, siis on, ütleme, et sul lastakse veel kuidagi moodi konkureerida. Aga kõige suurem surve on siis, kui sul on kõige kehvemad ajad, eks ole, ka konkurentsivõime tasandile, eks ole. Sest kui energia hind nagu lakke lüüakse, siis on, tõmbab see kõik selle tootmise võimekuse ju täpselt samamoodi. See ei huvita mitte kedagi. Jaa, see ei huvitagi, aga see on teistpidi nagu teine majanduslik nagu bumerang, mille sa lased mingil hetkel õhku ja see tuleb plaksti sulle uuesti tagasi. See ei huvita mitte kedagi. Küsimus ongi ainult ühes samas asjas võtmes. Kuidas võimalikult rohkem välja pumbata? Kõik lihtne. Aga vaata, millest elektri hind koosneb. Asjad, mis on arve peal. Seal on rohelise elektritasu, seal on käibemaks, väga suur osa on liinitasu, siis on seal uued asjad nagu saarteenuse tasu, sagedushoidmise tasu, ma ei tea, mis seal veel on, aktsiis vist nimetasin juba. Et seal on juba sellised asjad kirjas, milles enamus tundub olevat voodoo. Need on reaalsed asjad üldse. Muidugi siin mingil ajal ei olnud üldse liinitasusid olemas, nüüd on see suurem osa rahast, mis sult ära võetakse. See elekter on seal isegi väike ja see väike osa elektrit koosneb siis veel börsist, süsiniku väljapressimisest, riigimaksudest, mis on kehtestatud kivisööle ja kaevandamisele üldse. See on hullumeelne. See on nii õhku täis, kui üldse olla saab. Sven, ma paneksin ühe hea klipi siia, mille me oleme ära unustanud, on see, et kõige selle kõrvalt peame me investeerima ka veel rahvusvahelisi projekte selles samas kontekstis. Eesti Energia põlevkiviprojekti siin tõesti oodatakse. Very much. We're very happy to have you here, especially here in Uinta County. We welcome you. Vöörnalist tuleb sõita pea tunni jagu, et jõuda Eesti Energia põlevkiviõli valmistamise tehnoloogia järgi Enefiti nime kandva alani. Kohale jõudmisest annab teada ees paistma hakkav uhke liivakivi moodustis, kindluse kivi. Et vähe sellest, kõige selle jama juures, et kui meil on juba paljaks varastatud, siis me peame see raha tuleb välja kantida kuidagi, see tuleb kuidagi välja kantida. Ja et isegi see tuleb veel välja kantida, eks ole. Nii et vanasti nimetati seda rahapesuks, sest seal reaalselt mingit tootmist ei ole, lihtsalt tükk maad, üks väike kontor ja vett selle kontori töötajate jaoks on veemahukas tehnoloogia, nagu me selle aru see, mida nad iganes teevad seal. Vett ei ole seal üldse olemas, Utah on kõrb. Mul tuleb meelde üks teine lugu. Seda tuleb kõik teha ju planeeritult veel. Et siin on üks teine... Teame juba täna, milline on meie energiavajadus 10 aasta pärast. Me teame, millised on Eesti valikud, aga me ei tea veel, milline neist valikuist on parim Eestile. Kas siiamaani teame? Täna me teame, mis on parim Eestile. Jah, et aasta oli siis 2008, aga kuulame edasi. Tänased vastused ja arutelud tase ei veena, ei mind, ei sind ega paljusid teisigi. Meil on vaja lahendusi, mis ühtaegu töötavad, aga hoiavad ka keskkonda. Aga valida tuleb. Juhul, kui me tahame, et see oleks meie ja mitte teiste valik. Ja kumba valikut siis, et see ongi teiste valikut, peame austama ja enda valikuid on siiamaani, meie enda valikud on siiamaani ju 2008. aastast ju välja töötamata. Aga siin oli kõik see globalistidega, see sama agenda ju oligi selles samas meie tolleaegse presidendiga kõnes sõnumis see. Ilusi. Kenasti oli see ju, ütleme, kommunikeeriti selle kaudu, et siin sellele orjarahvale kenasti kohale. Kõik see looduse hoidmine,
omaks teatud mõtet siis, kui sellele rahvas sünnitaks lapsi ja kavatseks siin jätkuda. Siis tuleks hoida seda loodust oma lastel. Lapsi ei sünni, me hoiame seda loodust kellegi teise lastele. Minu jaoks on see mõistuse vastane projekt ja kuna on selge, et me välja sureme, siis pedaal põhja, kopp maasse, seda kõik, mis võtta annab, kõik nagu lamedaks lüüa. Kõik, mis jääb türklastele või aserbaidžaanlastele või usbekkidele või ükskõik kelle, mitte meile, sest meid varsti enam ei ole. Mul tuli meelde lihtsalt see, et kui Einar näitas seda filmilõiku sellest Utahi, sellest ütleme raha kantimise projektist on, ja mul tuli meelde lihtsalt üks täiesti eluline episood, see, mis ma ise mingi aeg hästi tihedalt nagu lendasin seda ka Ukraina vahet, Kiievi vahet ja siis see Estonian Airi Kiievi lennuk läks sellise ajagraafikuga, et põhimõtteliselt sealt tund aega hiljem oli Kiev-Ammani lend. Nii, ja ütleme, tagasi oli ka sedasi sätitud, nii et üle Kiievi lendasid kõik need samad, need kaasarvatud, need samad, üks teine projekt oli Estonian Airi, või selle samal Eesti Energial oli see Jordaania põlevkivi projekt. See läks siis natukene paremini. Palju sinna Juta kõrbe raha maeti? Mina järgi suurusjärgi miljard krooni. Aga mitte eurot, vaid siis krooni. Sealt Jordaania projektist midagi õnnestus seal vist mingit moodi kellelegi maha. Seal oli natuke parem. Õnnestus nagu neid natuke jälgi paremini peita, ütleme nii. Aga ma tahtsin selleni jõuda, et kui me... Kasumitega midagi sellist. Alati oli sedasi, kui ma lendasin Kiievist, ma lendasin üksinda neid asju ajama, oma asju ajama. Aga seal oli alati neid spetsialiste, ütleme, parast robikond oli, kes seal selles samas Kiiev lennukis oli, et edasi lennata sinna samasse Ammaani. Ikkagi parast robikond, kes seal kogu aeg nagu seal, regulaarselt reisis seda vahet. Nii et pluss need kulud kõik peale ja ütleme, see protsess oli selline korralik kantimisskeem. Utahist, sellest rääkimata, see oli ikka ülinaha. Puhas nurk seal ei ole. Seal ei mitte midagi kasulikku ei tulnud sellest projektist. See Jordaaniaga saab vaielda, et seal midagi nagu ikka, mingid investeeringud saadi tagasi, müüdi maha, midagi seal toimus, aga see oli katastroof, ikka see Ameerikas läks asi väga halvasti. Ma arvan, see oligi nii planeeritud. Terve mõistusega inimene ei saa nagu planeerida õlletehast kõrbesse, kus vett ei ole. See ei saa õlut teha vee puudumise tõttu. Veitsi on põhikomponent, seda ei ole. Ei saa niimoodi. Ma loeksin võib-olla selle elektri hinna teema lõpetuseks siit lehest jupi ette, et võib-olla see aitab ka nagu asju mõista. Siin juures toob Konkurentsiamet välja, et Eesti ja Baltikumi kontekstis on oluline, et oleks tagatud elektrimüüjatele võimalused oma hulgiturgu turu hinnariske tuleviku tehingutega efektiivselt katta. Ja lõpuks teine lause. Siiski turgudel on ka kasutusel futuurid, mis võimaldavad elektrimüügiga tegelevatel ettevõtetel oma hindasid pikaaegselt teatud taseme juures fikseerida ning annavad seega ka signaali võimaliku tuleviku hinna osas. Baltikumis ja Põhjamaades kasutatakse tuleviku tehinguteks Nasdaqi EPAT futuuri. Nii et ühesõnaga Nasdaqi kauplejad on Eesti hinna vahele suutnud oma näpud või sõrad ajada, kuidas see õigem annab hinda kasvatada küll. Tuleviku tehingud on tavaliselt optsioonid ja futuurid. Neid saab osta ja müüa alusväärtustest eraldi ja alusväärtusi pantides välja anda. Millised on nende täpsemad tingimused niinimetatud elektribörsil, selle kohta puudub teave, mida tavainimesele eest nähtavasti varjatakse, kuid sellest võib järeldada, et tänu Euroopa Komisjoni käsu järgi asutatud elektribörsile on elektritootja ja tarbija vahele tekkinud vahekäed, mis võtavad vahelt endale ja mitte vähe. Kes nad on, sellest vaikitakse. Konkurentsiameti analüüsis kutsutakse neid elektrimüüjateks ja elektrimüügiga tegelevateks ettevõteteks. Vaevalt, et nad Eestis paiknevad. Tegu on üle-euroopalise korraldusega. Vaeste Eestimaa inimeste hädast on saanud kellegi kullakaevandus. Veelgi enam, nad on või võivad olla oma tulevase kasumi maha müünud Nasdaqi börsil, saades selle eest rahvakeeles käsiraha.
see seletab seda, miks praegusel valitsusel on võimatu midagi elektri hinna talitsemiseks ette võtta. Keegi arvab omavat juba seda raha, mida ta kavatseb õnnetute Eestimaa elanike käest alusetult koorida. See ongi põhimõtteliselt, Jaan, kuule, see ongi tegelikult kogu selle saatelõigu, see oleks võinud koosnedagi ainult sellest samast lõigust ja ongi kogu lugu. See, mis me siin mingi tund aega peale. Reaalsete hindadega, turgudega, mitte millegi, mingid spekulandid ostavad mingid futuure ja optsioone. Ei ole siin mitte midagi, mingit seost ka selle sama raamatuga, mingi teise raamatuga. Ja nii lihtne see asi ongi. Nii et lugege ja tellige meie lehte, siin on aastal 2022 on juba ära seletatud teile, miks teie elektri hind on selline ja teie kahjuks ikkagi ei teadnud aastal 1991 oli juba see plaan oli olemas juba. Raamat. Ei, ma räägin, aga siis hakkas ta välja tulema. Sest see, mis ta oli siis, Rooma klubi teema oli juba mingi 68. Seda muidugi, aga siis tuldi välja selle sama loosungiga. See tuli 99 tuldi välja. Ütleme, et sellist olukorda maailm enne ka näinud, kus tsivilisatsioonid hakkavad kokku kukkuma, siis üks näitaja on see, et kui sinnamaani on normaalne majandus ja on, ütleme, nagu keskne on börs näiteks, aga börs selles mõttes, et seal müüakse firmade aktsiad, mis teevad mingeid asju. Aga kui see muutub nagu selliseks finantsturuks ja finantsturul lihtsalt hakatakse rohkem teenima raha kui sellel reaalsel börsil, mis mööb reaalsete tootmisüksuste mingeid osakuid, hakataksegi kauplema futuuride ja nendega, siis ei ole sel tsivilisatsioonil enam pikka iga, sellest pole mõtet tegeleda tootmisega. Tootmine ei too sellist raha nagu spekulatsioonid just nende samade optsioonide, futuuride ja muudu instrumentide. Kogu tänapäevaga, et üldse selle lääne ühiskonna, ütleme sellest kaubandus, sisuliselt 90% on kõik võimalikud finantsinstrumendid. Kaupleme finantsinstrumentidega. Ja see võib ka olla, et vaata, et kui on reaalne olukord, eks ole, et kriis on, mis asi, reaalse olukorra võimalikult kauge tõlgendus, eks ole. Ehk see, mida sa näed, sa ei oska enam seda reaalselt tõlkida, vaid lood enda visiooni, ehk kui sul on reaalne olukord ja teine, ütleme, et visioon sellest ja kui need kokku ei lange, mida kaugemale need liiguvad, seda suurem on kriis, eks ole. Ühesõnaga, kui räägitakse sellist juttu, et me ei ole üksi enam kunagi, me ei ole kunagi nii hästi elanud ja maksud enam ei tõuse ja selline nagu seesama, et kui see reaalsus, siis sellest luuakse mingi pseudoreaalsus ja see hakkab kogu aeg nagu kaugenema sellest kuidas öelda, sellest reaalsest olukorrast, mis tegelikult toimub. Ja mingil hetkel lüüakse uus pilt ette ja jälle hakkab see sama asi uuesti. Et küsimus on võib-olla selles, et kuidas sellest tsüklist nagu välja saada. Sihid tuleb paika seada. Sihid küll, aga vaata see, esiteks on see, et seda probleemid, sul peab olema mingi metafor, eks ole, et sa saaksid teadvustama seda protsessi. Ütleme, firmas toimub selline protsess, et kassast kaob raha. Kinni tuleb püüda varas. Täpselt, firma seisukohalt küll. Ja sama asi toimub riigis lihtsalt. Raha kaob, kõik kaob. Ja olukord läheb pidevalt tullemaks, eks ole. Ja seal on nagu see asi, et koomaseisund pidevalt süveneb, on ju. Et see, kes peaks nagu kinni püüdma, vaata, on juba nii koomas, et see ei saa enam üldse aru, mis nagu toimub. Aga samas on ju loodud. Tema teenib sellega, et ta ei püüa kedagi. Ta ei reageeriks, et pannakse uus laks tõhustusdoosi järgi, et ta jumala pärast ei reageeriks. Me räägime sellest samast illusiooni loomisest ja kui me vaatame seda sama presidendi vastuvõttu, mis siin paar päeva tagasi oli, ja seal luuakse hoopis teine illusioon, et meil läheb paremini kui kunagi varem. Me kuulame kõnesid, kus räägitakse, et meil läheb paremini kui kunagi varem. Tead, mina olen teinud erinevaid analüüse sellest teemas ka ma ei hakka nüüd neid organisatsioone kõik läbi tooma või välja tooma, aga ütleme, et tegemist on totaalse kontrolliga ja need meetodid, mida presidendi kõne ilusti välja tõi, need on kõik nagu, ütleme, et rahvusvaheliste luureorganisatsioonide, ütleme, et siis manipulatsioonimeetodeid on seal väga hästi rakendatud meie presidendi kõnes. Täpselt nii.
Ja lõpetuseks öelda, et kui te veel ajalugu mäletate, millal DDR kokku kukkus, siis DDR kukkus kokku pärast seda, kui toimusid DDR-i ajaloo kõige suuremad juubelipidustused kõige suuremast edust, mis oli saavutatud, siis läks natuke aega mööda ja kõik kukkus kokku nüüd kaardimaja. Aga selle siis lõpetuseks suured tänud teile kõigile 4 osalemast, kaasa mõtlemast, kaasa ütlemast, esitlemast, rääkimast ja suur aitäh vaatajatele, kuulajatele meie saadet vaatamast ja ma loodan, et oli huvitav ja varsti näeme jälle ja aitäh, ma ei oska nüüd öelda millal, aga kindlasti, nii et suur aitäh teile. Kohtumiseni. Ja tänud teile vaatamast. Kohtumiseni järgmises saates.